minul juhtus selline asi, et ma tundsin terve nädal aega järjest, et kõik mu trennid on nii rasked, ma ei viitsi neid teha, need on ühesugused. Tekkis selline rutiin ja väsimus ja mis ma ette võtsin. Tavaliselt ma käin neljapäeviti hommikul cross-treeningus, see kestab tund aega, aga seekord ma mõtlesin, et ma teen poole rohkem trenni. 6:30 hakkab Rävala MyFitnessis stuudioks. Läksin 6:30 stuudioks ja seejärel tegin cross-treeningu järgi 2 trenni. 8:30 hommikul mul oli juba 2 tundi trenni tehtud, energiat hullult palju. Ja mis te arvate, kui lihtne on tegelikult siis minna järgmine kord trenni ja teha ainult pool sellest, mida sa eelmine kord tegid? Mega lihtne. Mul oli nii raske trenn praegu, et ma ei saanud isegi peale trenni oma telefoni lukust lahti. Sellepärast, et mu Face ID ei tuvastanud meid. Ma ei tea, nägu on muundunud liiga punane peas vist. Aga mis ma tegin täna? Ma tegin fartlaki jooksu kokku 11 kilomeetrit ja fartlaki osa oli selline, et 3 kilomeetrit oli kiirendust ja siis 3 kilomeetrit aastat jooksu ja niiviisi kogu aeg kordamööda. Praegu on minu põhifookuses jooksmine. Ma ei hakka ujumarattaga sõitma, rulatama, kiikingut tegema või tennist proovima. Praegu ma keskendun jooksule ja pärast maratoni jõuab tegelikult ka kõiki teisi asju teha. Ja tegelikult ma olen üldse nii õnnelik inimene, et ma olen terve veel loodetavasti ja ma loodan ka, et hiljem ma saan teha sporti, ma saan joosta maratoni. Ma olen nii tänulik selle üle. Tere hommikust, täna on pühapäev. Praegu ma istun diivanil, naudin oma hommikukohvi ja pühapäevad on saanud minu jaoks täiesti uue tähenduse, sellepärast, et millegipärast just pühapäeviti armastatakse korraldada erinevaid jooksuvõistlusi. See tähendab seda, et ärgata tuleb varakult, võistlused toimuvad erinevates Eesti paikades. Ma olen käinud Kõrvemaal, Tartus. Täna on plaan minna Raplasse. Mul on nii kahju, et sellel aastal jääb ära Hiiumaa maraton, sest sinna ma oleksin väga tahtnud minna, aga ehk järgmisel aastal. Enne iga jooksu on sees hästi suur põnevus, sellepärast, et iga võistlus on erinev. Rada on erinev, kunagi ei tea, mis ilm on. Mõnikord on +25 ja päike paistab, teinekord 10 kraadi ja paduvihma sajab. No nii, sõidame nüüd Rapla poole. Vahepeal juhtus selline põnev asi, et vihm hakkas sadama. Ma väga loodan, et see jääb jooksu ajaks järgi. Aga kui ei jää, mis teha? Läheme lendama peale, jookseme ära. Jõudsime just Raplasse kohale, vihm jäi järgi praegu. Soojendusstress on seljas hetkel veel. Lähme otsime numbri üles ja vaatame, kus miskit toimub. Natuke peaks soojendust ka tegema, sellepärast, et kõik kohad on juba kanged. Teeme ära, Aine. 3, 2, 1. Väga tubli! Pinguta! Nii tore, et see läbi sai, aga nüüd on tehtud, tuju hea, tuul oli jube kõva, aga vähemalt ei olnud liiga soe. Nüüd saab rahulikult pühapäeva nautida. Eelmisel nädalal ma küsisin jälle treenerilt raskemat treeningkava. Iga kord, kui ma seda küsin, siis ma ei mõtle, et ma reaalselt pean seda ka tegema hakkama. Ja homme on mul siis, homsest alates on mul siis pikemad trennid. See tähendab, et ma pean kella hommikul panema pool tundi varem helisema. Tegelikult kõige hullem asi on see, et mu põlv on natukene valus. Ma nii hullult loodan, et see läheb üle ja ma saan ilusti trenni edasi teha, sest see on tegelikult praegu mu kõige suurem hirm.